kõigile. Mul on 2 kõrgharidust, selja taga 15 aastat tarkvaraarendust siinsamas majas, 36 aastat heliloojana ja 40 aastat poliitika jälgimist. Muusikaakadeemias õppimise ajal elasingi Nõmmel ja viimased 15 aastat Mustamäel. Pärit olen hoopis Pärnumaalt ja tunnen väga hästi ka Tartut. Minu artikleid on palju ilmunud juba uudistes ja ka mujal. Ja miks peaks minu poolt hääletama? Olen paremtsentristlik ultrakonservatiiv. Vabaturu majandusest peab olema kasu ka igale üksikisikule, mitte ainult riigile. Minu 3 põhipunkti on tugev rahvuslik julgeolek, tugev rahvuslik majandus, tugev traditsiooniline perekond. Vajame kiirteid ja LNG-d, mitte LGBT-d ning vajame tootmispõhist majandust, mitte niinimetatud nutiettevõtteid, mis ei taha makse maksta ja vaid demograafilist reostust tekitavad. Kui minu koolis oli kunagi üks õpilane, kelle arvust Riia linnasub Kspia, mitte Kaspia, vaid Kspia mere ääres, siis nüüd on meil elektrimolekulid avastanud peaminister. Olen palju nii kodumaal kui lähiriikides ringi sõitnud. Tunnen ka päriselu piisavalt hästi, sest erinevalt Kaja Kallasest olen pidanud kogu aeg hakkama saama piiratud ressurssidega. Mu ema oli 51 aastat õpetaja, õpetades geograafiat, ajalugu, ühiskonnaõpetust, samuti keemiat ja matemaatikat. Ka mulle on eriliselt huvi pakkuvad välis- ja julgeolekupoliitika ning kõik majandusgeograafiaga seonduv. Mu ema pidi lapsena nägema nii punaokupatsiooni algust kui ka päris sõda. Ega idabarbaarse röövtsivilisatsiooni kombed polegi 80 aastaga muutunud, nagu ka see, et nüüdki leidub neid, kes seda ei usu ja peavad tõde mingiks lääne propagandaks. Neile tahaks öelda, ega Putin ei küsi, kes teda ootas ja kes ei oodanud. Olemegi psühhopaatide totaalse rünnaku all. Kui Putinlik Venemaa peab hävitussõda Ukraina vastu, siis meil püüab Reformierakond hävitada Eesti rahvast majanduse kaudu. Lisaks on Eestis nüüd veel 100 000 ukrainlast või Ukraina venelast, kes samuti vajavad toitu ja peavarju. Kui meil oleks tugev rahvuslik majandus, siis saaksime kuidagi ikka hakkama, kuid mida pole, seda pole. Isegi nüüd keeldub Reformierakond toimetulekuprobleemide lahendamiseks midagi tõusvat ette võtmast, vaid ütleb, et ei saa, Putin peab sõda, ei tohi, Euroopa Liit ei luba, ei ole vaja, sest Kaja vanemad ei vaja abi. Huvitaval kombel räägib ka Venemaa doktriin sedasama, mida rohepöörajad. Maakeral jätkuvat ressursse vaid 2 miljardile inimesele ja ülejäänutest tuleb lahti saada. Kuna Euroliit upub järjest enam hullumeelsusesse, peangi nüüd õigeks võtta kurss NATO tugevdamise kõrval Intermariumi loomisele. Seda enam, et Venemaa ja rahvusvaheline liberaalne front on püüdnud üheskoos juba 30 aastat Eestit kui rahvusriiki hävitada. Pealegi näinud 92 valimised võistnud programmid üldse ette Euroopa Liiduga liitumist. Valijad toetasid siis lihtsalt demokraatliku vabaturumajandusega rahvusriiki, kus sõna on vaba. Nii peaks see ka edaspidi olema. Päästame Eesti Reformierakonna putinlikust majandusmudelist ja ühiskonnakorraldusest. Aitäh! Aitäh Taavile!